Nii, tere hommikust sulle. Mina jälle siin metsarajal. Täna veidi jahedam, aga siiski mõnus. Ja täna ma tahan rääkida suga sellisel teemal nagu vabadus. See on nii huvitav, mida kõigi jaoks see tähendab. Iga jaoks midagi erinevalt. Kellele see, et ta saab käia maailmas ringi, kellele see, et ta saab endale midagi lubada. Kellele see, et kuidagi oma sisemaailmaga rohkem kontaktis ja ma ei tea, mis veel kõik. Väga tihti aetakse vabadust segi tegelikult rahaga. Ja see on niisugune väga triki koht. Et me mõtleme, et kui meil on rohkem raha, siis meil rohkem vabadust. Tihtipeale paneme ennast veel rohkem kinni, puuri. Ja meil on veel vähem vabadust. Sellepärast, et raha nõuab vastutust. Aga vabadus, kas me siis väga tahame vastutada, tekib alati küsimus, kui me mõtleme nendele vabadele hingedele, kui palju nad tahavad võtta vastutust ja millist vastutust. Mingi vastutus ikka tahavad võtta, aga võib-olla küsimärk on see, et millise vastutuse. Mina lihtsalt ühtpäev pikutasin voodis, kuna ma olin natuke tõbine. Ma tegin LinkedIni ka sinna sellise väikse postituse. Ja ma sain aru, et kõige suurem vabadus on see, et ma saan olla ja teha antud aja hetkel seda, mis mul on vaja. Kas või see, et ma olen 2 päeva pikali ja lasen oma tervisel taastuda. Mitte midagi ei juhtu, vaid kõik lihtsalt toimib edasi. Ma ei pea midagi pärast muretsema, ma ei pea kellegi ees vabandama. Jah, kui on mul vastu võtud, siis nõuab see väikest sebimist, aga see on kõik teostatav. Ühesõnaga, igaühe jaoks on vabadus mingi eritähendusega. Sa võid siis korraks mõelda, mida sinu jaoks see tähendab. Mis on sinu vabaduse mõiste, mida sina vabaduseks pead. Ja ma kutsun sind üles seda mitte segi ajama rahaga, vaid mõtiske päris sügavalt enda sees. Kuidas sa ennast tunned vabana? Mina tunnen ennast vabana näiteks praegu siin metsarajal. Väga mõnus on. Ma väärtustan neid hommikuid tohutult. Ja see on minu suur kingitus endale. Ma tänan väga, et sa mind kuulad. Ja kui sa oled minu YouTube'i kanali kuulaja, siis ma olen väga tänulik, kui sa selle märgid ka positiivseks oma pöidlaga. Ja annad mulle märku, võid julged siia alla ka küsimusi küsida. Ja võib-olla ka teemal vabadus arutleda. Miks mitte? Nii et lihtsalt olla tänulik. See on minu sõnum. Mõnusat päeva sulle.